Priit Jürjens või Brad Jürjens palus nagu eraldi mind läkitas selle küsimusega, et natukene sellest teie koostööst temaga, mismoodi see on? Ma saan aru, et väike stsenaarium on käsil praegu. Stsenaariumi algne kavand on juba lõpetatud ja just pidin vastama ka Inglise ajakirjandusele juba sellest projektist, mida ma teen hea meelega, sest tundub, et minu ammune unistus, et Eestis tehtaks film metsavendadest, hakkab tõelisuse poole liikuma. Loomulikult, kas see läheb nii või mitte, on ikka veel väga vara ütelda, kuna projekt on väga varases staadiumis. Kuid jah, leidsime mõlemad, et sellest teemal tuleb film teha. Mina saatsin oma algse loo, sellise väga musta materjali ja tema töötas sellega edasi ja nüüd tuleb lasta veel järgmised inimesed tööle selleks, et sellest ideest asja saaks ja põhimõtteliselt on film hirmus ansust, nii et. Kuidas Priidu tänane videopöördumine tundus lootustandav? Ei no jaa, küsimus ongi sellest, et tegelikult ta on ikkagi action-filmide tegija ja selles suhtes, et kuna ta on seda õppinud, ta on seda mitte ainult õppinud, vaid ta on seda ka teinud. Tal on selgelt näha, on olemas inimesed, kes tahaksid selles filmis mängida, mõni on neid stsenaariumi läbi lugenud ja juba avaldanud huvi nii mõnegi rolli vastu ja selles suhtes on tegemist minu meelest vahva ettevõtmisega ja me peaksime see ära tegema. See ei ole üle mõistuse kallis film, sellepärast et tegemist on ikkagi suhteliselt väikeste massistseenidega. Kui kunagi jõuaksime nii kaugele, et teeksime ära Sinimägede lahingust filmi, siis see oleks kindlasti tunduvalt suurem projekt. Oleks digitaalselt tuubeldada? Ei, tegelikult digitaalselt oleks tuubeldada niikuinii, aga ka see oleks ikkagi kallis. Aga selle metsavendade filmi jaoks selliseid väga eritrikke, nagu selliseid vaja ei lähe selle filmil nagu selliste normaalsemate vahenditega, ma arvan, ära. Ja eks see film on meile, ma arvan, oluline ja see on mujale maailmale ka oluline, sellepärast, et ega sellest ikka tegelikult siiamaani suurt midagi ei teata. Kes on see mees? Seal on ju kindel prototüüp, vähemalt. Ja see on Ants Kaljurand on tema nimi, temast kirjutas Mati Mandel. Hiljuti raamatu ilmus veel, temast on nüüd lühikese aastaga ilmunud tegelikult 2 raamatut ja samal ajal on tema elus endiselt väga palju lahtis otsi, sest et ega see ka mahukad tema uurimisprotokollid kogu tegelikkust edasi ei anna, kuid see materjal, mis meil olemas on, ma arvan, et võimaldab luua ühtepidi stsenaariumi, mis on film, aga teiselt poolelt, mis ei lähe ka tegelikust ajaloost kaugele, nii et.